täiesti lõpp, ma ei suuda olla siin. Ma hakkan uskamata, ma maksin selle eest 10 eurot või? Napakas. Tere hommikust! Me oleme juba 6:30 üleval, sest me oleme Lätis! Me just jõudsime ja lähme vaatame, mida Lätil meile pakkuda on, sest me veedame siin ühtekokku 3 pikka päeva ja võtame teid meiega kaasa erinevatesse kohtadesse. Meie Läti esimeseks peatuspaigaks on siis selline koht nagu Ramkalni. Ma loodan, ma hääldan seda õieti, sest seal A-tähe peal on mingi väike kriips. Ma ei ole nii tugev läti keele ekspert. Tegemist on siis sellise interaktiivse seiklus, mis öelda pargiga, pigem park. Ja siin on siis selliseid atraktsioone. Kindlasti on siin Edanile väga meeldis. Mis sulle tegelikult meeldis? Ma küsin hoopis sinu käest. Raudteerada seal. Raudteerada, ehk siis selline pisut meenutas võib-olla sellist kelgusõidurada talispordiala silmas pidades. Ja siis meeldis sees on? Tuub. Batuut meeldis, tuub meeldis, jah. Et tuub meeldis ka. Tuub on sarnane sellele, me käisime kunagi ammu Võrus, ja Tartus oli ka, et sa lased siis nii. Jah, aga siin tõmmati siin trossiga üles, nii et kõik läks väga hästi. Mis ma oskan lühidalt öelda? Tegelikult koht on ilus. Esiteks on... No, vaatame. Siin saab süüa, teisel korrusel on bistroo, vaade Kauja jõele, väga ilus. Jäätiseid saab, väga hea jäätis, oli muideks must. Mulle tundus see nagu täitsa mingi homemade jäätis, nagu mingi kohalik ise pakendatud ja neil on mingid omad limonaadid ja asjad siin. See maitse järgi tunned ära, et see on siuke tõesti homemade, et tõesti see jäätis oli väga hea. Me võtsime must sõstra. Nii et ma arvan, et muud ei ole siin väga öelda. Ma näitan seda, et piletiga, kui me alguses tulime, siin ei olnud ühtegi ingliskeelset nagu siukest, ma ei saa öelda viita või juhendit pigem. Kirja, jah. Kuidas see siin kõik käib? Isegi see piletaanti meile on lätikeelne. Meil on siis M-pilet ja see maksab 9 eurot ja selle eest saab siis 5 minutit hüpata, 2 korda sõita selle, mis seal taamal on siis metallist raudtee kelgurada ja 2 korda saad tuubiga alla lasta. Neid oli ka erinevaid, oli ka S-varianti, M, XL mingi. Ja meil oli siis jah M-versioon ja 9 eurot ja ma tahaks öelda, et tegelikult sellest täiesti viisas. Nii et kes on mõelnud, et kas tulla, mitte tulla, siis tulge, et tegelikult oli fun. Kuna siin üleval on bistroo, tulime siia sööma, sest siis me saame lihtsalt edasi sõita, ei pea muretsema. Meelis võttis sellise põneva ingveri, rabarberi, limonaadi, ma saan aru, see on vist selle kohalik. Jaa, ma sellepärast rohkem võtsingi. Et see on nagu ka selle koha kohalik. Ja, Edan võttis morssi. Nii. Hullult mahe. Ingverit ei tunne üldse, aga rabarberit ka ei tunne. Aga ta on suhke pigem nagu ingveri maitsega, aga magus, kuidas õhtuda. Aga sulle ilusat seljanka söömist ja mina võtsin midagi sellist. Mingeid läätsid, ma saan aru. Praegu oli hea nali, hakkasime just ära minema, siis üks tädi, kes siin töötas, tuli mingi paberid olid käes, ma ei tea, kes see oli. Ta ütles, et ma annan teile veel 3 minut, minge võtke sellist tasuta jäätist. Ma ei tea, kõik räägivad vene keeles või läti keeles, inglise keeles, seal keegi midagi aru. Aga kuna me päriselt oleme lahkumas, siis teeme nii, et kõikide selle video jagajate vahel anname siis ära ühele inimene. Tegelikult me võime isegi 3 anda, sest ühele nagu mingi 6 sõitu on päris palju vist. Siin ei ole nii palju nagu teha. Et anname siis 3 erinevale inimesele, kes on minemas Lätti või kui teil ei ole veel seda plaani, siis võtke plaani ja teeme ära. Jagage videot ja saate endale. Nii, nüüd lähme jalgpalli golfi mängima ja siin saab võistlus teha. Ja, siin on 5 hektarit maad. Me võtame kõige lihtsama raja, ehk siis 9 auku.
ja siis ma ei ole kunagi Aastasportlane. Aastasportlane. Vähemalt sul on jalanõud on õiged. Mul on plätud. Jah. Nii et... Ühesõnaga lähme siis mängima. Ma ei tea isegi, ma ei taha mängida. Aga kui ma siin juba olen, siis ma vist pean mängima. Yes, try to hit your husband always. Yes, that's a good idea. We have moms who's playing and they're putting their children right by the hole and they say It's motivation. If I will get somewhere sometimes in the hole, then it's my kid who's I'm gonna beat first. Ja ilusti saab mängida ka väikse lapse kõrvalt, eks ole? Sa luudsid, sest tal on oma pall. Jah, lapsel on oma pall. Issand, leen nii hästi või? Aga tegelikult ausalt öeldes koht on jumala ilus ja mul ei olegi siin midagi öelda. Ilus koht, ilm on ilus ja tegelikult on mäng on täiega fun. Nii, meie mäng sai läbi, mina sain pähe, Hedon võitis, aga pole ka ime, sest ta on päris hea jalgpallis ja tal oli pool maad edu kogu aeg nagu. Ta sai nagu lähemalt lüüa. Kas oli äge siin või? Oot. Ma saan kellegi üle kasta teist kahist. Mis sa saad? Üle kasta meiga teist. Ei. Ja, Me otsustasime, et võitja saa Me kaotada. otsustasime, et ma annan parem võitjale jäätist. Siis jäätist ei saa. Kuidas siis on? Aga tegelikult oli väga äge. Tegelikult oli väga lahe ja me mängisime ainult 9 auku, aga tegelikult siin on kokku mingi 27 vist. Ja. Et siin on tegevus. Siin on metsas mingi ekstreemrada. Oo. Ja Ja. metsas on ka veel Edon, sa ei Ja kuulanud? metsas on ka ekstreemrada edasi jõudnutele. Jah. Vaata, et tegelikult see on mega äge koht ja nagu ma aru saan, siis see ei ole selline, kuhu sa võid suvalt tulla, vaid sa pead nagu broneeringu tegema. Ja no, Muusikat ei tohi mängida. muusikat ei tohi mängida, sest peab olema kuulda, kui sa karjud fuck või kui sa karjud yes. Et tegelikult mega äge koht ja ma arvan, et sihukestele nagu mingi seltskondadele nagu ala, ma ei tea, poissmeeste õhtud, tüdrukute õhtud, mingi firmapeod, jumala äge place nagu. Ja see ei ole nagu selles suhtes seal piirist ka väga kaugel. Ja ma vaatasin Mega äge place. hinnakirja oli see, et üks inimene 9 euri. No jumala normaalne. Ja mingi pikniku värk on 20 euri. Mine võta siis üks jäätis ja mind veega üle ei vala. Ja näeme juba järgmises kohas. Kuna meie hotelli veel sisse tšekkida ei saanud, siis tulime, mõtlesime, et jalutame natukene siin Sigulda lossihoovis või mõisahoovis. Et lähme vaatame siis, mis siin põnevat on ja siis lähme juba hotelli ja lähme sööma ja äkki saab ujuma ka. No ma pean tunnistama, et ma ei oska hinnata neid asju nagu. Ilus ju. Ja all on teetööd, mingi, ei tea, mingi random. Ei, aga ilus Ei on. no ilus jah, on niimoodi jalutada Seest on ka mega ilus tegelikult. lossihoovis või nii, aga Ilusad pilte teha ja nii edasi. ma jah ei tea nagu, kas ma peaksin siit veel midagi saama või kuidas nende asjadega on. Ma pigem läheks, istuks kuskil restos, ma ei tea, mingi naudiks veel alles jäänud õhtut ja lastel ei ole väga hea tuju, muned, värki-särki. Äkki saab ujuma, sest seal vist pidi olema mingi spa asi ka. Nii et vaatame, kui saame hotelli, siis mis seal edasi saama hakkab. Siit tuleb meie room tour. Lõhnab nagu apteegi tuba. Oi kui väike. Mulle meeldib see pesa siin. Hedon saab sinna minna. Ei, mina lähen siia. Ja, aga midagi nagu nii sinna ei lähe ju. Aga no ega siin, mis meil muud ikka väga. Üks öö, elame üle. Üks öö jah. Jumal tänatud, et see ei ole voodisse viskunud, nagu sul kombeks tavaliselt on. See on minu voodi. Ma vaatan korraks, siis teeme vetsuukse ka. Ühesõnaga, meil on nii, et meil ei ole siin pikka pidu, sest meid ootab õhtusöök kell 5. See on, ma tahaks öelda, see on suurem. Kui tuba. See on suurem kui tuba, jah, päriselt. Ja siis kell 8 on siin siis meil see basseini aeg, sest siin on COVID. Siin on totaalne COVID juba nii, meil pane mask ette, oli jah? Jah, see, ja kus me oleme ka? Sigulda hotellis. Just, Muidu. võtke heaks. Jah. Maasikad teed.
oleme jõudnud omadega sööma, tulime sellisele kohta nagu Fazenda Bazaars ja idee peale tulime jalutama, siin oli mänguväljak ja õues terrass, selle varju all sobis hästi. Mis me lossi juures nägime? Ja Kepikesi ja nägime. siin on kokteilisegajateks gaasikulda kepid. Võtame neid kaasa. Ja, rahu, ma nüüd räägin. Sobib, sa söö. Hedon tahtis friikedega, oli ainult koos kanaga. Ja mina otsustasin, et ma võtan midagi, mida ma oleks võtnud kõige klassikalisem mingi šašlõkk, on ju. Aga ma mõtlesin, ma võtan küpsetatud avokaado, mingi röstitud sibula ja priijustuga. Ja Meelis võttis... Veisepõse. Ja, nii et lasen väga hea maitsta. Ja siis me võtsime kokteile ka, on ju. Ja seal olid igast kokteilid, mojitod, Cuba Libred asjad ja siis oli mingi welcome to Sigulda. Mõtlesin, okei, võtame selles Campari apelsinimaal. Aga ei, tähendab nagu selles serveering on hea ja nagu näha, siis mul oli väga suur joogijanu. Muud ei olegi, head isu, jah? Head isu. Tere karged! Hommikut on umbes 14 kraadi, päris jahe ma ütleks, arvestades, et meil oli kogu aeg siin 30 ja pluss kraadi. Aga me oleme jõudnud siis Vienkochu parki, mis peaks olemas mingi, ma saan aru, mingi puutööpark või midagi sellist. Ingles keeles oli see Woodcraft Museum. Ja, midagi sellist. Ühesõnaga, lähme vaatame, kas jääb vaba muuseumile alla või ei jää. Lähme vaatame ühesõnaga, mis siin üldse on, sest mul pole õrna aimugi. Siin on siis selline metsarada, 1,5 kilomeetrit ja siin metsarajal on erinevaid asju. Näiteks mina nägingi reklaampiltidelt selliseid väikseid majakesi, näete, üks on seal taga veel ja siin on ka üks, et käid ja jalutad ringi ja siis on siin sellised... Ja, mille järgi? Jah, need... Oranžid sildid seal, need juhatavad sind, et kuidas siis käia. Et 1,5 kilomeetrit ja 1,5 tundi. Lihtne arvutada. Selline vaade siis. Kuidas teil siis esimesed emotsioonid? Noh, mis siin olnud oleme. Samme on, tuleb korralikult siin. Täna tuleb ikka samme. Ma olen mingi, ma ei tea, mul 4200 sammu ja me oleme siin olnud 20 minutit. Trenn tehtud kahena. See on lihtne asi neile, kes joonistada ei oska, et paned kuuli veerema ja kuuli joonistab ise sinu eest. Et minusugusele väga idekas. Te kõndisite oma majast mööda, ideaalne, madalad... Äge, mingi veinikelder oleks. Teiega mõtlete ainult ühest asjast, eks ole. Kui minu maja, siis ikka ju selline. Tegelikult oli äge. Aga tegelikult üldse kokkuvõttes oli päris äge, nagu ägedaid asju oli puust nikerdatud ja tehtud. Nagu kõigest mingid konnad, kilpkonnad, kiilid, liblikad, ma ei tea, igal pool on kirjad juures nagu, mis see on ja miks ta siin on ja... Ja nüüd lähme muuseumisse? Lähme käime muuseumis ka ära, jah? Nii. No nii, esimese korra kohta ütleme nii, et saaks paremini. Jõhkralt raske on see. Hedan, tule katsu. Tule katsu. Proovi võtta. Nii, Hedan, mis sa teed? Mille jaoks? Pisside venele. No ma näed, siin paar tükki tegin juba valmis. Väga kaunid. Mis see nüüd tuleb vaatama? Ma vaatan jah, mis siit on. Pokaali mõtsin teha või õlleklaasi puidust. Ehk siis jah, see muuseumi osa annab sulle võimaluse kõiki neid asju ise proovida. Noh, loomulikult juhendajaga. Kõiki neid erinevaid masinaid, mis siin on, saab siis testida, proovida ja näha, kuidas nad vanasti töötasid. Või noh, tähendab, töötavad ju siiamaani. Selline oli siis kiire ülevaade muuseumist. Muuseum oli tegelikult minu jaoks isegi ägedam kui see metsarada, aga noh, inimesed on erinevad, kellele meeldibki matkata. Ja tegelikult on selles mõttes hea on see matkarada, et tuled siia perega ja sa tõesti jalutadki läbi, et võtad võib-olla mingid söögid, joogid kaasa.
lastel on pigem rohkem tegevust, jooksmist. Siin on igast mingid toolid ja majad ja igale poole saavad minna. Puhkepausi kohti on ka, nii et selles suhtes, kes on muuseumi fänn. Mina pean ütlema, mina ei ole üldse muuseumi fänn, aga see oli mega äge muuseum, sest sa saad kõik asju proovida, vaata. Ja me saime kingituseks ka ühe siukse disainielemendi, mille me enda soovi järgi võime kujundada ja ära värvida. Aga nüüd järgmine koht. Oleme otsapidi jõudnud arheoloogilisse parki, kus on mingid megavannad asjad. Need varemed siin on 1500 midagi. Ja siin on selline asi, et on võimalik valida endale matkarada, kas 5 kilomeetrit või 21 kilomeetrit. Ma julgen arvata, et me ei vali kumbagi, või mis sina arvad? Ma tahtsin öelda, me võtaks 1,5 kilomeetrise. Et 11. 11 lähed sina. Aga hakka vastama. Selles suhtes, et ühel läheb kohe kõht tühjaks, teisel juba on niisugune sousoutuju, sest siin oli automaat, kust oli vaja osta igasugust terena. Ja ühesõnaga vaatame, mis siin ümberringi on, et ma arvan, me mingile väga pikale tuurile siin ei lähe. 21-sele tuleme järgmine aasta. Ja või siis, kui lapsed on suuremad, et jõuavad ise kõndida selle 21 kiltsa. Et teine asi, mis veel on, täna on nagu suht külm ilm ja megatuul. Nii et me ei ole ka kõige paremas matkavarustuses, nagu võiks näha. Et vaatame siin natuke ringi, mis siin on ja siis Meelis teeb mõned sõidud ja vaatame edasi. Nii, nüüd vaatame neid maju. Kuule, siin on midagi, vaata. Tegelikult sees on... See on savist tehtud. Jaa. Leen just ütles, et siia mahuks räigelt palju inimesi elama. Kui siia... Siia mahu mingi... Vaatame. Ma ütlen see ausalt, see tasapind ei ole kõige ühtlasem. Parem. Jah, Siin aga... pole mitte midagi. Siin ei ole midagi, no vaatame edasi. Siin võtab kõikuma tõesti. See on äge koht küll, ma pean tunnistama. Nii, siin on ka... See on Palksaar. Palksaar, jah. Nii, siuke kohakene. Siin saab midagi teha. Siin on 30 inimest. 30 inimest või? See on ju täitsa pidu ju. Nii. Aga jah, selline kohakene see on. Tegelikult on äge. Lihtsalt kõndimine on, ma räägin selline. Hedan, siin on ka midagi. Vaatame. Nii. Jah, küpsetuskoda. Me tegid sööma, aga nüüd tulime Seiksusparki. Et hakkame astuma sisse. Jah, me tulime tõesti sööma sellisesse kohta nagu Zait. Aga selgub, et siin on selline väga äge seikluspark. Maksab siis 6-17 eluaastat. Maksab 8 eurot. Mina suurena maksan 10 eurot. Ja tegelikult on see, et seal all saate süüa. Et kui teil on suuremad lapsed ja kui te usaldate neid, siis te saate nad siia jätta mängima. Aga mina Hedani osas ei ole veel nii kindel igaks juhuks. Kana ei saa värkida. Nii et ma juba olen väsinud. Aga jah, siin on turnimist ja ronimist päris kõvasti. Täiesti lõpp, ma ei suuda alla siin. Ma uskamata, ma maksin selle eest 10 eurot napakas. See mul arvus oli. Ma pean siin kuidagi kiirelt üle saama. Siit teisele poole teed. Aga ma lähen siit äärest. Täiesti lõpp. Ühesõnaga, siin ei tohi alla vaadata. Siin lihtsalt ei tohi alla vaadata. Sest mulle ei meeldi kõrgused. Nii. Täiesti lõpp. See ei saagi otsa nagu. Siin on ainult võrgud igal pool. Täiesti kohutav. Ühesõnaga, kui te kõrgusega probleeme on, siis palun see koht ei ole kindlasti teile. Et iseenesest nagu äge vist. Aga siin on tühjus. Mitte midagi. Muld. Jah. Ja Edon lihtsalt jookseb. Ta ei vaata ka. Ta lihtsalt läheb. Ta lihtsalt jookseb. Oleme jõudnud oma ööbimispaika.
päike küll paistab, aga me saame toa selles mõttes kätte. Ja nüüd toa nimi on James ja lähme kikkame. See on sellises vanas mõisahoones. Nii, siin on oma kööginurk, nagu ma näen. Selline, nii. Ja sellises kohas Karla Muisa. Mis siin on kohvi on siin. Nii. Ja head on. Oi. Rets on seal, näete teile selline voodi. Ja. Sina oled siin täiega nunnu voodi. Ja siin on siis selline tuba. Ja mis meil siin veel on? Paneme siit. Ja siis on duš ja WC. Ega siin muud väga polegi. Ma saan aru, et õhtul on õhtusöök on ka meil tegelikult siin samas kuskil. Nii et lähme avastame seda kanti veel. Kuigi meil on aega kõigeni, siis lähme teeme äkki vahepeal ühe Ceesise linnatripi. No vaatame, küsime, mis proua arvab. Tere tulemast sellisesse vahvasse linna nagu Ceesis. See asub meie ööbimiskohas tegelikult ainult 15 minutise autosõidu kaugusel, mis on väga veider. Muideks eeldaks, et see meie ööbimiskoht on 15 minutit Ceesises. Ceesis väga ilus linn, kuulus linn. Me sõitsime mööda kruusateed siia. Et ma ei tea, kas seal on parajasti teetööd või mis. Aga kuna meil on siukene õhtusöögini veel aega ja otseselt midagi nagu teha ei olnud, siis mõtlesime, et tuleme ja vaatame, mida Ceesises head pakkuda on. Muideks, küsimus Leen sulle, kas sina tead, miks on Ceesis lätlaste jaoks väga oluline linn? Ei tea, sest ma ei ole Lõuna-Eestist. Jah, okei, see selleks. Tegelikult lätlaste jaoks mängib Ceesis väga olulist rolli 2 põhjusel. Ei, ma ei hakka siin seda sa lugesid. Ma ei hakka siin keskenduma sellele, et võt tead Liivimaa sõjas mingid väed vallutasid, võitsid kellegi ta. Nimelt Ceesisest on Ceesise linnast on pärit ikooniline laulja, näitleja, koreograaf, tantsija Laima Vaikule. Ja teine põhjus, miks Ceesise linn on väga oluline, nimelt Ceesises asub Läti vanim õlletehas Ceesu. Nii et selliste faktidega me siinkohal lõpetame. Mul on hea meel, et mina enam selle reisi jooksul kaamera ette ei tule. et selliste pisikeste faktikestega me lõpetame. Minu paremal käel on nagu näha siis hotell Ceesis. Minu selja taga on selline väikene pargikene. Mustad luiged. Need on, üks neist on Natalie Portman, ma eeldan. Ja teine on Mila Kunis, kes on näinud Musta luige filmi, siis saate aru sellest naljast. Ühesõnaga, meelelahutus ajaloolane hakkas rääkima, paneme kaamera kinni. Aga lähme jalutame siin linnas, sest ma tegelikult olen näinud väga ilusaid kohti. Ma olen väga põnevil, sest ma ei olnud väga vaimustusest sellest jalutuskäigust, aga nüüd ma olen enam kui põnevil, sest ajaloolane Meelis on ärganud. Sellised plafood on amatööridele, sest sa reisid koos ajaloolasega. Paks nagu Linneriga reisil. Jaa, me oleme nüüd siis jõudnud, nagu te võib-olla ka näha võite, siis Ceesise linna kõige olulisema vaatamisväärsuseni, milleks on siis Ceesise loss, Ceesise lossi varemed. Kui ma ei eksi, täpselt aastaarvu ma ei hakka ütlema, aga selle lossi ajalugu ulatub juba aastasse 1200. Aga võib-olla üks kõige põnevam fakt Ceesise lossi kohta on hoopiski see, et aasta 1577 ründas seda lossi Ivan Julm koos oma vägedega ja seda pommitati 5 järjestikust päeva. Aga lätlased olid nii kanged mehed, nad ei tahtnud seda lossi käest ära anda ja mõtlesid siis, et kui seda oli pommitatud juba päris kõvasti ja siis legend räägib, et see loss lasti õhku seest poolt.
ehk siis ligi 300 sõdurit, kes siin sees olid, panid püssirohu plahvatama ja sooritasid sellise mass enesetapu, et ühtlaselt siis nii-öelda kaitsta lossi. Kohe siinsamas lossis tegelikult üle tee on kõikide lapsevanemate õnnismaa ehk mängumaa. See on selline linnapargikene, mis on kusjuures veider. Linnas on 15 000 elanikku umbes, aga lapsi mängib seal ainult 5 ja ükski neist ja see ka üks on eestlane. Nii et tegelikult võib, kellel on väheke suuremad lapsed, võivad vabalt jätta lapsed siia mängima ja minna üle tee seesise lossi. Ma unustasin mainida, et piletihinnad on seal täiskasvanule on siis 8 eurot, perepilet on 16 eurot ja selline väike junsu on 4,50. No nii, käes on õhtusöögi aeg. Selline, kas on romantic vibes või ei? Jaa, ma ütleks küll. Mis on pluss? Siin ei mängi muusikat, siin ei ole mitte midagi. Siin on looduse hääled. Siin on vaikus. Linnud laulavad. Ja meil on, ja mis on väga hea, me küsisime, et mis on söögiks täna õhtul, on ju. Söögiks on see, mida te saate. See, mida mul on parasjagu. Jah, see, mida mul on. Et see on tegelikult ülihea menüü ja siis meil oligi mingi, too seda, mis sul on. Ja siis ma näen, et meil on siin tomatisupp juustuga. Suht hea. Vau. Ütleb Hedon, kes on terve reisi söönud ainult friikaid. Et jaa, tõesti ilus, romantiline. No laku sealt pealt ära. Ei taha. Jah, ma hoian. Lasi tilgub ära või? Nii. Hops, nüüd sa saad süüa. Head isu. Uih. Ühesõnaga, head isu meile. Ootame järgmist käiku. Jah. Tere kaunist hommikut. Me oleme jätkuvalt siin mõisas, kus me eile õhtul lõpetasime. Meil on serveeritud hommikusöök. Ma soovisin, et ta teeks meile mix of everything, mis tal on, ja lihtsalt vähem magusat. Ja siin meil on siis näiteks, siin on selline väike puder. Siin on natuke heeringat, kodujuustu, mida ma just hakkasin endale võtma ja tegema. Mahla, müslit, erinevaid võikse. Ja üks pannikook on siin ootel, ma kohe annan talle selle. Ma tahan kindlasti tükikest muna ja beekonit ja selline kaunis hommik meil siin on ja siit me lähme edasi meie viimasesse sihtkohta. Aga sellest juba siis, kui me seal oleme. Unustasin eile öelda, et seal on ööbimine, söömine ja matkahuvilistele läheb siit samast kohe ka matkarada. Nii et mõtlesime, et lähme korraks, beebi veel magab, Leen toimetab mingit tööasju, et lähme korraks kiikame, mis siin on, sest tegelikult eile me nägime ühesõnaga, et lapsed tulid siit vahelt välja ja täna läksid ühed noored koertega jalutama. Nii et lähme natukene maad kõnnime, vaatame, mis siin head on. Majast oleme jõudnud nüüd paarisaja meetri kaugusele. Siin on selline, tahaks öelda, lõkkeplats, punktikene sinna see katus, mis seal on, see on saun jäi tee peale, aga nii palju kui need sildid näitavad, siis neid seiklusradasid üks läheb siit, üks läheb sealt ja üks läheb sealt, nii et 3 erinevat suunda, kuhu võib siis matkama minna, et igaüks valib endale ise selle, mille tahab, et siin, nagu ma näen, saab ujuma minna ja jalkat mängima ja et valikuid on. Me lähme teeme paar pilti ja siis liigume edasi. Oleme oma seiklustega jõudnud sellisesse kohta nagu Apalkalns camping site, mis asub siis Raiskuuma järve ääres. See on selline, nii palju kui me vaadanud oleme, üliäge place, et tagantjärgi mõeldes me oleksime hoopis eile siin ööbida. Kuigi see mõis oli ka ilus. See mõis oli ilus, aga meil on ikkagi üks 6-aastane. Seega, kui teil on väga aktiivsed lapsed, siis tulge siia, sest kohe autode parkla juures on laste mänguväljak. Noormees just tuleb. Nii, kuidas meeldis? Kuidas kommenteerid mänguväljakut? Jah, ega rohkem sõnu pole vajagi.
koht on väga interaktiivne, siin saab kanuudega sõita, siin saab ratastega sõita. Siin saab ujuda, siin on rannad, siin saab kala püüda. Ja, siin on selline väikene kaardikene anti meile ka. Ja siin on et me vaatame, mis siin teha, siis kõike saab ka päevasel ajal, aga on üks väga oluline asi. No music. Ehk siis muusikat ei tohi mängida, see silt oli kohe enne, kui üldse alasse sisse sõidad, on niisugune makimärk keelt peal, et rahu ja vaikus, ainuke, mida siin siis kuulata võib, on laste rõõmu kilked. Teid huvitavad ka hinnad. Loomulikult erinevaid variante on siin, sa võid tulla oma selle matkabussiga, eks ole, siis on 2 inimest 23 eurot ja siis näiteks Holiday House 2 inimesele on 75 eurot 1 öö või siis 2 ööd, siis on 60 eurot. Nii et, aga seda infot saate te kõik kodulehelt ka vaadata. Ja pesu saab pesta ja koerad on lubatud 2 eurot päev muideks. Nii et, aga ma arvan, ma ei hakka pikka juttu siin väga vestlema, pigem lähme ja vaatame. Oli tore, tšau! Eestis näeme! Ja juba panete võssa! No, nendega veel siin nalja saab. Möödunud on 44 minutit, nad on ikka seal. Nii et pole silla alt kaugemale saanudki. Nali. Meil on nüüd paadiga sõidetud, mingi kollase asjaga sõidetud ja nüüd Hedoni lemmiktegevus. Ta küll teeb nagu... Jah, lastele on siin tõesti... Jah, lastele on siin jõhkralt tegevust. Väga huvitav pind on, kusjuures ma pean mainima, et kui te olete harjunud, et minigolfiväljakud on selle muruga, siis siin on siuke... Ma isegi tea, mis asi, siis mingi metall on siin. Aga see selleks. Siin on ka võrkpalliväljak ja seal nuka taga oli siukene mini-jõusaal. Nii-öelda, et saad sealt lõuga tõmmata ja kangi tõsta ja nii edasi. Aga meie siis... Kuidas lüüa või? Tõesti see on mitu aastat tagasi mänginud. Teisipidi. Ja teisipidi. Ja, näe. Nii. Võt. Aga meil on siin tööde tegemist palju ja siis lähme Hedon sööba. On lõunasöögi aeg. Hedon vana hea. Friikad. Jõunamaal. Jõunamaal. Ei midagi erilist. Leen võttis selle korra burgeri. Ja minul on... Mis see nüüd oli? Krevetipasta, jah? No tere tulemast koju! No tere tulemast koju, tõesti. Finali oma rännakutelt kodus. Ma just mõtlen seda, et kui ma seda nüüd monteerima hakkan, et mitu korda ma olen öelnud tere tulemast. Huvi pärast te võite kommentaarides teada anda, et kes viitsis kokku lugeda, et mitu korda me ütlesime tere tulemast. Või rõõm näha, see on teine, mida ütleb Hedon. Mina ütlen tavaliselt nii. Aga viimases kohas oli väikene üllatus. Nimelt anti meile kaasa üks kingitus. No ühesõnaga jah, me kohtusime selle naisterahvaga, kes meid sinna üldse kutsus ja tõi meile päris korraliku goodiebagi. Me meelega ei vaadanud, mis siin sees on, et vaadata seda videos. Jah. Nii, ma annan sulle kohe mingi asja. Ilusad värvid, pusa loomulikult. Nii. Mis siin on siis? Entergauja. Kuule see läheb sulle. See läheb isegi sulle. Hedonile on see veitsa suur. Aga sellest siit saab mingit kommi. Või ma ei tea. Ma ei tea, mis see pastilla on. Ei no, need on nagu... Ma ei... Pastilla. Sellised asjad. Ilusad, magusad. Ja must sõstra šokolaadis. Seda kindlasti taham. Vaata küll just niimoodi fancy. Vaata, näe, rammkalli. Jaa, ma tean. Kõik on mingi kohalik kraam. Jaa, kohalik kraam, näe, siin on mingi seepi. Peseme end puhtaks. Nii. Nuusuta. Ma juba nuusutasin, aga ma vaatan, siin on nagu mingi kiri või mingi paber. Sellist seepi. Ta saite lihtsalt.
Nii, mis sul veel head on? Nii, siis mul on limpsi. Mingeid limonaad me ka koha peal ostsime ja proovisime. Limps on neil teemas, sest me nägime seda. No see on Eestis ka teemas, kõik teevad seda limpsi praegu. Nii, mis siin on? Ebaküdooniaga või? Ja siin on mingi elderflower shandy, aga see on alkoholiga. Me ei propageeri midagi, aga mingi sooda ja mingi Ma asi. kiirelt loen. Elderflower shandy. 2,8. Mors, kallikesed. Mors. Nii, siin on veel pähkli näpi seiklused. Mingi raamat, vaata. Saad lastele unejuttu lugeda. Siin on kõik, mis siin teha saab. Kõik võimalik seda asju. oleks meil olnud vaja kõige algusest. Turismiteatmik. Aga ma loen siit taga on kirjas laadi mobiilirakendus Enter Go ja tasuta alla ja jäta turismiteatmik riiulisse. No vot, oleks keegi mind sellest informeerinud, oleks natuke võib-olla... Avasta Gauja rahvusparki mobiilirakendusega. Enter Go ja. Jaa, siin on tõesti palju... Ja märkmik, seda läheb ikka vaja. Rattateed, siis... Näe, ja see on eraldi teejuht lastega peredele. Kasuta mobiiliäppi Enter Go ja. Sellised asjad. Et näe, BMX-i rada näen siin. Talvel ka tegemist, nagu näha. Ja siin on ka... see sama Rammkalnis, esimene koht. Ja see tegelikult pidi ka olema nagu hoopis talviti väga populaarne koht nagu suusatamiseks, et sa võtad sellest värgist kinni ja sa teed suuskadega seda rada. Ja tuubiga saad seal lume peal selgelda ja alla lasta ja. Sellised asjad. Mis me muud oskame öelda kui aitäh? Ma just tahan siin seda öelda, et keegi kirjutas päris mitu inimest, et kuidas me leiame selliseid kohti või kuidas me saame nii ägedatesse kohtadesse minna või kuidas me avastame neid või kuidas me sinna satume. Ja siinkohal ma tahangi öelda, et väga tihti me ei satu, meile lihtsalt pakutakse, meie võtame kõik avasüli vastu ja meil on hea meel, et me saame teile näidata neid kohti, et kuhu võiks siis nagu lastega pered minna. Et see ongi minu meelest väga keeruline sul ise orienteeruda, näiteks kui sa saaksid praegu selle, valisid 5 kohta, kuhu minna. Sa mingi valid 5 päeva, sa lähed lolliks. Lihtsam ongi see, et keegi paneb sul programmi kokku, osad asjad meeldivad rohkem, osad vähem, aga sa nagu näedki väga palju erinevaid asju. Just, ja sa lähed, koged midagi, mida sa... No täpselt näiteks nagu oli selle puupargiga või sellega. No ma ei oleks never seda siuksest nagu valikust ise valinud, aga tegelikult oli mega äge koht. Koha peale küll äge tõesti. Ma arvan, et ma ei oleks valinud võib-olla ka seda karavaniparki, kus me täna käisime. Jälle, mega äge koht. Küll äge koht. Ja, kui teil on küsimusi Läti või selle Gauja rahvuspargi kohta, siis palun jätke neid kommentaaridesse. Blogi kommentaaridesse, palun. Ja ega ma rohkem midagi ei oska öelda. Meil on kohe ees veel üks reis. Siis tuli juba kiri, et meid soovitakse veel ühte kohta. Ja augustis on vist veel üks reis. Nii et meil on tegemist. Ma võtsin juuli alguses vastu otsuse, et ma lähen puhkama 3 nädalat. Mu esimene vauvapäev on 6. august. Ma ütlesin Meelisele, et teeme nii, et me augustis ei tee tööd. Aga näib, et siiski. Muud ei olegi. Me loodame, et video teile meeldis. Jätke kommentaaridesse, et mis koht teile äkki kõige rohkem meeldis või kuhu te minna tahaks. Ja ärge unustage, et video alguses oli üks loosimine. Nii et jagage seda videot. Aga ma arvan, et Facebookis on lihtsam jagada. Seega jagage seda videot siis Facebookis. Ja kommenteerige, mis koht teile meeldis, mis pakkus üllatust, kuhu te läheksite, kuhu te võib-olla ei läheks. Kuhu te võib-olla ei läheks just, et mis teile võib-olla ei avaldanud muljet meie videos. Meie ei avaldanud muljet. Jah, seda nagunii. Vaat, muud ei olegi. Aitäh, et te vaatasite ja nagu ikka, lugege blogi. Ja jälgige meid Instas ja Face'is, marimel.eu. Näeme järgmises videos. Tšau!